Tervitus vutisõbrad, olete Corner TV lainel. Räägime kiirelt üle viimased vutisündmused. Täna on meil 25 mai. Alustame tänast osa rekordiga ja rekordi lõi James Ward-Prowse, kes on Southamptoni kapten ja kellest sai esimene mängija, kes Premier League'is suutnud iga viimse kui mängusel hooajal otsast lõpuni kaasa teha. Mees on siis tänavu Premier League'is maha pidanud 77 lahingut ja viimast 89 kohtumist kõikide sarjade peale siis on ta alustanud põhikoosseisus ja juhuslikult oli ta viimati pingil aastal 2019 mais, kui mindi ka vastu West Hamile. Tegemist oli esimese täishooajaga, kui James oma meeskonna kapteniks oli ning ilmselgelt oli see üks temaga kõige viljakamaid hooaegu. Nimelt suutis ta registreerida oma nimele siis 9 väravat ja anda 7 väravasöötu masin. Täna teatas Saksamaa, et välja vahetatakse hetkene peatreener Joachim Löw. Seda tehakse küll peale EM-i. Pukki astub tema asemel Bayern Münchenit juhtinud Flick ja tahaks siinkohal ära mainida, et Flick lahkub Bayernist väga muljet avaldavate numbritega. Nimelt pidas mees maha seal 86 mängu, millest kaotas vaid 7 ja kuulake nüüd seda, tiitleid võitis ta täpselt sama palju, ka 7. Flick, keda omakorda asub asendama Bayernis Julian Nagelsmann, oli üks abitreeneritest siis, kui Löw ja Saksamaa võitsid 2014 aasta MM-i. Flickist sai Bayerni peatreener novembris 2019. Ta võitis 2 Bundesliga tiitlit, 19-20 hooaja meistrite liiga ning samuti 14 karikat. Hiljuti teatati ka sellest, et Luka Modric jääb 1 hooajaks veel Bernabeule. Sõlmis ta siis 12-kuuse lepingu pikenduse Los Blancosega. See tähendab mehe jaoks kahjuks ka palgakärbet. Modric saab küll järgmise hooaja alguses 36 juba meil, kuid 2018. aastal Ballon d'Ori võitnud poolkaitsja on vägagi tähtis lüli Madridi meeskonnas ning järgmine hooaeg tähendab tema jaoks ka juba 10. hooaega Hispaanias. Veel tulevad uudised Saksamaalt, kus Erling Haaland on nimetatud hooaja parimaks mängijaks. Mehe arvele jäi 41 väravat. Bundesliigas lõi ta neist 27, meistrite liigas 10. Kindlasti võib tekkida osadel küsimus, et miks ei valitud parimaks mängijaks Lewandowskit, kes lõi 41 väravat ainult üksi Bundesliigas sel hooajal kokku. Kuid nii ta on. Siinkohal tõmbame tänasele osale joone alla. Kui teile meeldis see, mida me teeme, siis pange julgelt like ja subscribe. Mina olin Jan Lõssanov ja järgmise korrani!